kõigepealt kirjeldus eelteadmistest. Arvasin, et olen selline spontaanne, intuitiivne, tuginen oma vaistule ja juhin siis õpilast vastavalt tema enda huvidele ja eesmärkidele. Ja et mul tuleb see pigem ikkagi välja, sest et suhe on tavaliselt hea. Mida pidasin oluliseks õpetaja rolliks või rollideks? Isikliku eeskuju pidasin väga oluliseks, et ikkagi kuidas sa oled, mõtled, räägid, mida sa teed, et see on kõige tähtsam minu meelest ikkagi eeskuju, isegi silmavaade. Millised olid eelteadmised antud teemadest? Võtame ette teemad. Õpetaja eetikakoodeks. Et see selgus, et see on see, mida ma olen pidanud nagu inimeseks olemise põhialuseks, et kõik see, mis seal eetikakoodeksis oli kirjas, et see on miski, millest ma olengi nagu inimesena lähtunud. Nii et selles mõttes, aga ma ei olnud seda koodeksit ennast lugenud, nii et väga kihvt, et selline dokument on olemas. Õpetaja juhtimiskäitumine. Et klassijuhatajana olin võib-olla kõige rohkem mõelnud selle peale, aineõpetajana selle juhtimise peale vähem, küll aga juhendamise peale. Seadusandlusest teadsin seoses ainekavadega, teadsin loomulikult töölepingut endal, teadsin kooli ainekavasid ja nii edasi, mida ka ise olin teinud, tunnikavasid, aga kindlasti jällegi see aitas edasi süsteemsem lähenemine. Klassijuhataja töö olulised aspektid tänu kogemusele, sellest isegi teadsin võib-olla kõige rohkem, nõustamine, klassi arengu juhtimine, koostöö kooli eri tasandite vahel, koostöö lapsevanematega ja nii edasi, arenguvestlused, et seda kõike olin teinud ja kasvatusfilosoofia, kasvatusteaduslikud põhimõisted, kilde teadsin, aga sellist süsteemset lähenemist võib-olla ei olnud kuskilt sellisel kujul saanud, nii et selle eest olen ääretult tänulik. Avatud õpikeskkond ja sotsiaalse pädevuse toetamine praktikas. Olin käinud õppekäikudel, loomulikult mingeid kunstiõpetuses teinud igasuguseid ülesandeid, aga jällegi see oli väga tore kursus, et viis edasi. Kriisipedagoogika ja lapse lein võtan kohe siia juurde, et teadsin läbi kogemuse, ka meie koolis oli üks tüdruk tegi enesetappu ja kõik, ja mul on kahju, et ma varem ei olnud lugenud seda ega kuulnud sellest, et ma oleks olnud palju targem, aga ma olin lugenud, Tiibeti raamatut elust ja surmast ja mõelnud nende teemade peale, nii et mingi niisugune vaislik arusaam oli. Vaimse tervise probleemid ja toetamine. Olen olnud siis väikeklassi klassijuhataja ja olen nagu mõelnud selle teema peale küll, aga kindlasti jällegi see ühine arutelu, need tekstid, see kursus, et see jällegi tugevdas seda ja tõi niisugust teaduslikku arusaama juurde. Teine punkt, tunded. Enamus aineid tegelikult tekitas positiivseid tundeid, sest et kõige rohkem meeldis nagu arutleda ja rääkida neist asjust, et jagada. Mis tekitas negatiivseid emotsioone, kahtlusi, kõhklusi, pigem kohatine see korraldus, et kui see mingite punktide süsteem ja selline liigne kontrollmehhanism, et see võib-olla tekitas negatiivseid, aga aine sisu mõttes otseselt mitte miski. Mis teemad tekitasid elevust? Kasvatusteaduslikud teemad, see arengufilosoofia, see oli tore, sest see pakkus vaheldust, tõi sellist filosoofilist vaadet. Kriisipedagoogika, hoolimata sellest, et ta oli kurb teema, oli seal taga, et ta ikkagi oli hästi oskuslikult edasi andnud, aga ka paljud teised tegelikult. Õppekäigud näiteks on kihvt teema. Kuidas õppejõud mõjutasid tekkinud tundeid? Otseselt, et see õppejõud, kes nagu näiteks Joonas Ellermaa andis lugeda tekstid ja me saime tunnis nende üle arutleda, et vahepeal ei pidanud midagi kirja panema, mis ma saan aru, et millel on niisugune kinnistav funktsioon, aga mulle see sobib, et kui on selline usaldus, ja ma saan nagu rääkida nagu praegu teile, nii et ja ka Tuli Vellamaa jällegi, tema suhtumine mulle väga meeldib ja kindlasti õppejõud mõjutavad. Kuidas reageerisin, reguleerisin siis oma tundeid. Ühtpidi siis pakkusin ikkagi endale selliseid jalutuskäike ka hoolimata kiirest ajast, vahepeal ikkagi leidsin võimaluse põigata õue, ikkagi võtta see aeg, et teha siis ka neid asju. Üritasin hoida ennast nagu tasakaalus töö ja kooli ja pereelu vahel. Hinnang. Positiivsete ja negatiivsete hinnangute andmine toimunule siis. Kuidas mõjutasid aine teemad minu arengut?
arusaamade muutumist. Väga mõjutasid, mõju kestab. Ja ma ei mõelnud seda välja. Et see on tõsi. Mis oli kõige kasulikum, huvitavam, kõige vastumeelsem? Kasulikum, tihti kasu ilmneb palju hiljem. Praegu oli kõige kasulikum võib-olla tõesti need juhtimisstrateegiad, sest et ma arvan, et siin on mul kõige rohkem areneda, et just see tugevam juhtimisteemantide pool, et sellega tegeleda. Mis ei mõjutanud mind oluliselt, mis ei toiminud? Mind need aineteemad kõik mõjutasid ja oluliselt. Mis ei toiminud, oli see kontrollsüsteem, et mingid punktid tiksuvad kuskile lõpupoole või neid võetakse ära, kui sa ei jõua, see ei motiveeri mind ja see absoluutselt mulle ei istunud, nii et see mõjutas nagu negatiivselt. Mis toetas arengut ja arusaamade muutumist? Arengut toetas usaldav suhtumine, arusaamade muutumist, kogu see teaduslik vaade, kõik need tekstid, et ma saan struktureeritult selle teema üle mõelda, see mõjutas. Mis takistas minu arengut, arusaamade muutumist? Otseselt aine sees nagu ei takistanud miski, aga jälle see korralduslik külg, need punktid, see, millest ma juba rääkisin. 4. Analüüs. Kuidas minu arusaamade õpetajaks olemiseks on muutunud aine jooksul? Et kindlasti tuli juurde seda teadlikkust, seda teaduslikku vaadet, kas või näiteks teadmine sellest juurdekasvu uskumusest, Carol Dweck ja nii edasi, et see andis väga palju juurde. Struktureeritust tuli mulle juurde. Milles olen veendunud, mis tekitab kõhklusi ja kahtlusi ja miks? Veendunud olen ikkagi selles, et ma tegelikult sobin õpetajaks, et need omadused, mis mul on, need sobivad õpetaja omadusteks ja kahtlusi, kõhklusi tekitab pigem siis võib-olla see, näiteks, et kas see kõik, mis teoorias on kaasava hariduse juures nagu kirjeldatud, et kas see kõik ka päriselt praktikas toimib, et või seal ikkagi on mingid küsimärke, et ikkagi, kuidas seda läbi viia niimoodi, et see on toimiv, et ei võta üks õpiline kogu tähelepanu ja samuti, et kas mul on aega kõiki märgata, kõigiga tegeleda, kõigi õpilastega selle, et tempo on kiire koolis. Miks mõned teemad mind rohkem mõjutasid? Puhtalt võib-olla oli see seos sellega, et mis oli mu praktiline kogemus olnud, mida ma parasjagu vajasin, ja näiteks kas või see kasvatusfilosoofia mind mõjutas sellepärast, et see pakkus mingit vaheldust, see pakkus sellist laiemat pilti, et ta mõnes mõttes oli filosoofilisem, siis see mõjutas mind. Aga paljud muud ka, õppekäigud näiteks, tahan rohkem neid teha ja nii edasi. Miks osa teemasid, õppejõude, meetodeid, olukordi toetasid minu arusaamade muutumist ja teised takistasid? Ma ei ütleks, et miski nüüd otseselt nagu takistas minu arengut, et ikkagi kõik toetas, aga lihtsalt, et see võib-olla need meetodid jälle toon välja, et pigem mõni meetod võis takistada, et mis nagu oli liiga kontrolliv, tagant sundiv või lihtsalt kohatult palju anti teha ühe korraga lühikese aja jooksul. See takistas ja kus anti rohkem ruumi ja usaldust, autonoomiat, see soodustas. Kuidas minu õpikäitumine, vastutuse võtmine, kohal käimine ja nii edasi mõjutas minu arusaamade kujunemist? Ma sain aru, et ma pean suhteliselt ruttu ikkagi otsustama, et ma pean olema kiirem, et ma ei saa olla nii põhjalik, nagu ma tahaks tegelikult. Et kahjuks on see nii õpingute ajal. Aga kõik need soovituslikud kirjandused, need ma jätan meelde endale kuskile ja ma tahan nendega süvitsi minna rohkem. Et nii see on. Nii et jah, 5. punkt järeldus. Milline on minu arusaam õpetajaks olemisest nüüdseks? Ma ütleks nii, et intuitiivselt tasandilt on toimunud sellisele teaduslikumale tasandile liikumine natuke. Et see ongi see ja struktureeritust ikkagi kokkuvõttes on juurde tuld või kas või teadlikkus nendest kokkulepetest, mida sõlmida. Milles olen ma nüüdseks veendunud ja milles jätkuvalt kahtlen? Veendunud
Olen päris paljus. Ma olen veendunud, et see kokkulepete süsteem ikkagi võiks toimida. Ma tahan seda veel katsetada. Ma olen veendunud, et see, et ma õppima tulin, et see on mind arendanud ja edasi aidanud ja päriselt teinud mind paremaks õpetajaks. Ja milles ma kahtlen, kas ma sellest juba ei rääkinud? Et see, milles ma kahtlen, on ikkagi see kaasav haridus. Mainisin seda. No siit peab midagi välja võtma vahepealt, aga ma korraks mõtlen, et milles kahtlen. No, kahtlengi selles, et kas ma leian kõigile nii palju aega, kõigile õpilastele, kõigile võrdselt pöörata tähelepanu, aga ma tahan seda teha. Mida ma enda kohta avastanud olen? No seda olengi, et see kool on mind reaalselt õpetajana tegelikult ikkagi aidanud ja olen saanud juba positiivset tagasisidet selles osas, et sellest on kasu, et ma õpin siin. Tuginedes minu senisele kogemusele, mis mind takistas ja mis toetas ja mida edaspidi teisiti teha. Takistas lihtsalt liiga vähene nagu selline vaba aeg nii-öelda või vähene aeg, et tegeleda koolitööga, et süvitsi minna. Ja muidu nagu otseselt mingit takistusi ma ei näinud, aga see küll. Ehk siis, mida edaspidi teisiti teha on sellega võib-olla seotud, ma peaks ilmselt seda enesejuhtimist veel arendama endas, võtma kas või seal nädala lõpus vaatame üle, mida täpselt teha järgmine nädal kuidagi ette valmistama rohkem enda tegevusplaani. Seda peaks teisiti tegema, aga muidu oli kõik väga toetav. Ja tegevusplaan edaspidiseks on siis selline, et ma vastan küsimuste kaupa, mida teha, et täiendada ennast arusaamade täiendamisel. Millest ma praegu veel selgusele jõudnud ei ole. Milliseid konkreetseid samme astuda? No ma ütlengi, et see aja planeerimine, et selles ma tahaks ennast täiendada. Millised on mu tegevused, tugevused ainekursusest lähtuvalt? Ainekursusest lähtuvalt. No ma arvan, et ongi see, kui me võtame selle juhtimispüramiidi, et tugevused on ikkagi see juhtimispüramiidi pehme pool otseselt ja siis ja ka ikkagi ka see paindlikkus ja eetiline käitumine, et need ka kõik ja siis tahtekindlus ja järjekindlus ehk siis see otsustavus, et seda ma siis tegelikult tahan arendada endas ka. Mida saaksin teha, et edaspidi oma tugevusi võimalikult hästi ära kasutada? Mängulised ülesanded, hästi komponeeritud tunnid ja õpiühikud, et see aitab, ja eneseusaldus, ma ütleks ausalt. Ja ikkagi hea suhe õpilastega, et midagi ei üle. Teades, mis toetab ja takistab minu õppimist, siis mida peaksin oma professionaalset arengut silmas pidades edaspidi tegema? Jaa, seesama aja planeerimine ongi see asi. Aja planeerimine ja siis muidu ma arvan on kõik hästi. Ja edaspidi siis ma kavatsen ka keskenduda ikkagi positiivsele, anda rohkem nagu läbi, et tagasiside oleks alati nagu jaatav, et õpilane nagu tunneb, et ta saab midagi, mitte talt ei võeta midagi. Ja kindlasti soovin siin suvel valmistada ette järgmise aasta arengukavasid või ainekavasid, enda arengukavasid võib-olla ka ja siis muidugi lõputööga, magistritööga ka tegeleda nii palju kui võimalik, et lugeda siis vajalikku. Ja mina väga tänan, nii et kõik on väga hästi positiivselt mind mõjutanud ja edasi aidanud, nii et aitäh, hea armas kool!